Tere siis uuesti ja mina tutvustan nüüd järgmise paarikümne minuti jooksul Euroopa Komisjoni programmi Loov Euroopa kultuur, mille eesmärk on siis loomemajanduse ja kultuurivaldkonna projektide koostöö toetamine. Samuti on eraldi valdkonnana siis ka kirjanduslikud tõlked meil täna teemaks. Ja mis siis programmi kultuur eesmärk on? Et programmist kultuur toetab Euroopa Komisjon kultuuri- ja loovsektorite majanduslikku suutlikkust ja konkurentsivõimet, et meie väga mitmekülgset Euroopa kultuuri tegevust jätkusuutlikumaks teha ja majanduslikult tugevdada. Lisaks sellele on eesmärk, et toimuks piiriülene kultuuri liikumine, et tutvustatakse nii siis professionaalide liikumist ühest riigist teise ja nende tegemisi, kui siis ka nende loodud teoste liikumist ühest riigist teise ja tutvustamist. Samuti on eesmärk luua uusi ärimudelid selles valdkonnas ja innovatsiooni ning eriti oluline on seda kõike tehes siis võimalikult laiahaardeline publiku kaasamine ja nende arendamine. Lisaks koostööprojektidele on kultuuri alaprogrammis toetatud ka kirjandustõlked, millest me räägime pärastpoole. Et siis sellest programmist abikõlbulikuks saada siis või abikõlbulik olla peab vastama järgmistele kriteeriumitele. Osalejad või partnerid peavad olema kas Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa majanduspiirkonna riigid või kandidaatriigid ja naabrusprogrammi riigid. Kõik nende riikide nimekiri on väljas ka Loov Euroopa koduleheküljel. Kui tekib küsimus, kas mõni riik on siis abikõlbulik või mitte. Lisaks sellele, kui on soov siis toetust taotleda, peab teadma, et organisatsioon, mis siis projektis osaleb, peab olema siis juriidilises vormis. Eraisikud sellest programmist toetust ei saa taotleda ja see organisatsioon peab olema eksisteerinud 2 aastat enne taotluse esitamist. Ja samamoodi on oluline, et kõik majandusnäitajad on ka korras, tähendab, et majandusaasta aruanded on esitatud ja ühtlasi see, et siis peamine tegevusvaldkond peab olema loome- või kultuurisektoris. Lisaks sellele on, kui hakatakse taotlust esitama, peab siis osaleja end registreerima participant portalis, mille kaudu ta saab siis sellele organisatsioonile määratud PIK-koodi ja seal kogu dokumentatsioon siis toimub läbi elektroonilise platvormi. Finantsidest siis nii palju, et projekt on siis eelarvepõhine finantseerimine, tasakaalustatud eelarve, tulud ja kulud peavad olema
nii-öelda balansis ja see tähendab seda, et see ei ole tulu teenimise projekt, vaid et kõik projektist teenitud tulud siis lähevad projekti enda tegevuste katteks. Ja kasumit teenida ei saa. Mis on selle programmi puhul siis väga positiivne märkida on, et erinevatelt paljudest teistest programmidest on Loov Euroopa kultuuri koostööprogrammides võimalik saada oma tegevuste jaoks ettemaksu. Ehk siis see tähendab seda, et kui teie taotlus on abikõlbulikuks osutunud ja te olete saanud positiivse vastuse ja lepingud on sõlmitud, et siis selleks, et neid tegevusi ellu viia, te saate ettemaksu, et ei pea neid tegevusi ise enne ära tegema ja siis, et teile nii-öelda ette näidatavate kulude alusel siis hiljem kaetakse, vaid et teil on võimalik oma tegevusi teha ettemaksu abil, mis siis teile makstakse. Ja see ettemaks on siis 70%. Nii. Formaalsed kriteeriumid taotlusel on loomulikult see, et kõik on esitatud õigeaegselt, sealhulgas siis kõik vajalikud vormid peavad olema esitatud, kõik allkirjad ja on tõestatud ka see, et majanduslik suutlikkus esitada võib taotluse eesti keeles, see ei ole keelatud, kuid kuna nõue on, et partnerid on mitmest erinevast Euroopa Liidu riigist teie taotluse puhul, siis kindlasti on soovituslik, et see oleks siis ühest peamisest Euroopa Liidu siis nendest osalejariigi ametlikust keeltest, ehk siis inglise, saksa või prantsuse keeles. Nii. Aga räägime nüüd täpsemalt siis koostööprojektidest. Koostööprojektide eesmärk on professionaalsete loome- ja kultuuriinimeste oskuste, teadmiste ja kompetentside arendamine. Ja seda siis võimalikult innovaatilisel moel ja toetatud on nii siis kompetentside arendamine kui juba ka valmis teoste mobiilsus ja professionaalide liikumine. Ja loomulikult kõikides projektides on väga olulisel kohal, et te mõtlete läbi selle, kuidas on teie tegevustesse kaasatud siis publiku arendamine. Mida siis tähendab innovatsioon? Innovatsioon, see võib olla nii ärimudeli innovatsioon, kuidas neid loomeprojekte ellu viiakse, või siis võib-olla innovatsioon, tehnoloogiline innovatsioon. See tähendab, et igasugune digitaal IKT lahenduste uudne kasutusele võtta selles valdkonnas läbi teie projekti on väga tugevasti soodustatud. Kindlasti oluline tähele panna. Projektid on siis kahte sorti ja see valik tuleb teha juba kirjutamise faasis, otsustada ära, et kumba projekti teha, väikesed ja suured projektid. Väikesed koostööprojektid tähendavad seda, et teil peab olema partnerlus, mis hõlmab 3 erinevat riiki ja üks nendest peab olema siis juhtpartner. Maksimaalne toetussumma selles vormis koostöös on kuni 200 000 eurot ja toetuse määr kuni 60% eelarvest ja kestvus 2 aastat.
selliste projektide puhul. Suuremahulised koostööprojektid on projektid, kus partnerluste hulk on oluliselt suurem, 2 korda suurem, ehk siis 6 erinevat riiki peavad panema pead kokku ja üks nendest on siis juhtpartner, kes seda projekti veab. Ja maksimaalne toetus on siin kuni 2 miljonit ja toetus eelarvest on 50%. Kestvus on sama, mis väiksemahuliste projektide puhul, ehk siis 2 aastat. Abikõlbulikud on siis tingimused on need, millest me juba eelnevalt rääkisime. On nii juriidilised kui formaalsed kriteeriumid täidetud. See tähendab, et õiged riigid osalevad teie koostööprojektis. See tähendab, et teil on jätkusuutlikud partnerid. See tähendab seda, et tegevused on kindlasti siis kultuuri- või loomemajanduse valdkonnas ja et need organisatsioonid, kes siis on teie partnerite ringi hõlmatud, on vähemalt 2 aastat olnud tegutsevad. Ja siin on siis hindamiskriteeriumid, mille alusel siis projekti taotlusele punkte antakse. Ja nüüd, kui rääkida ajakavast, siis taotlemise esitamise tähtaeg hetkel ei ole välja kuulutatud. Kõikide eelduste kohaselt seda on oodata siin septembri ja oktoobri alguses. Selleks siis täpsemalt palume jälgida looveuropa.ee kodulehekülge, kus me seda infot jagame teiega ja Loov Euroopa Facebooki lehekülge, kus siis meie infokanalites see info välja tuleb. Et kui see taotluse tähtaeg on, esitamise tähtaeg on välja kuulutatud, siis peale esitamist tulevad tulemused järgmise aasta alguses. Võimalik, et need tähtajad kõik siin lükkuvad, et esialgu peab siis arvestama, et see on sügise lõpu peale esitamise tähtaeg, tulemused 2019 algus ja lepingud sõlmitakse siis 2019 kevadel. Ja siis on võimalik tegevustega peale hakata, mida te olete planeerinud. Järgmisena siis on lisaks koostööprojektidele toetatud kirjandustõlked. Ja kirjandustõlgete programmi eesmärk on siis säilitada Euroopa kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, mis on siin meil olemas. Et võimalikult kõrge kvaliteediline kirjandus saaks tõlgitud võimalikult paljudesse keeltesse ja oleks võimalikult laialdaselt kättesaadav. Ja seda kõike siis soodustatud samuti erinevatel viisidel, nii paberkandjal kirjandus kui digitaalsel kujul, et igasugused variandid on siin toetatud. Ja loomulikult on oluline, et siis see, mis on selle kirjanduse kvaliteet, mida tõlgitakse, et eraldi punkte, täiendavaid punkte saab siis juba kirjandusauhinna võitnud teostele tõlkimine.
Ja toetusskeemid on siin ka kahte laadi. Üks on siis kaheaastane projekt, kus tõlgitakse kuni 10 teost ja maksimaalne summa on siin 100 000 eurot, mis on siis 50% eelarvest. Ja teine variant on, et on 3-aastased projektid, kus siis igal lepingu aastal tõlgitakse teatud hulk teoseid. Et mida siis tähele panna, et üksikteostele siin kohal, üksikteoste tõlkimine ei ole abikõlbulik, et me räägime ikkagi paketina tõlkimisest. Ja abikõlbulikkuse kriteeriumite all on oluline samamoodi, et kirjastus, kes seda siis tõlgib, on eksisteerinud 2 aastat ja siis keelte osas osalevate riikide ametlikud keeled, aga vähemalt üks keel peab olema Euroopa Liidu siis riikide keel ja algne keel võib olla ka vana-kreeka või ladina keel. Keel, millesse tõlgitakse, oluline tähele panna, et peab olema tõlgi emakeel. Ja teoste endi kohta siis, et tase peab olema kõrge ja autorid peavad olema programmi riikidest. Abikõlbulikud tegevused on teoste tõlkimine ja kirjastamine nii paberkandjal kui e-raamatuna ja ka tõlgetest väljavõtete tegemine. Ühtlasi on toetatud turundustegevused ja igasugused promoüritused. Abikõlbulikud kulud on igasugused loomulikult tõlkekulud, väljaandmisega seotud kulud, toimetamine, küljendamine, turundusüritused, promotsioonid, mis ei ole siis toetatud, on erinevad koostööprojektidest, on personalikulud ja kaudsed kulud, mis siis koostööprojektide puhul on toetatud. Siin on näha siis toetuse määramise kriteeriumid, et mille alusel siis hindeid antakse, punkte taotlusele ja siis kõige enam punkte saavad taotlused saavad siis toetatud. Tõlgete ajakava ei ole ka välja kuulutatud, see on kas hilis-sügis, pigem talv 2018 või isegi nüüd juba on võimalik, et see lükkub edasi, et seda samuti ajakava palume, et huvi korral jälgite meie infovoogusid, sellepärast, et sinna me paneme koheselt üles siis, kui on teada antud, et millal need taotlusvoorud avanevad, millal on tähtajad. Ja kõik info on kättesaadav looveuropa.ee kodulehekülje peal. Seal on üles pandud ka partnerotsingud, ehk siis üle Euroopa kõikidest Euroopa Liidu riikidest Eestisse saabunud partnerotsingud erinevatest kultuuri- ja loomemajandusvaldkondadest, et kui leiate endale sobivaid valdkondi ja teemasid, siis sealt kaudu on võimalik siis nendesse projektidesse sisse hüpata, nendega kontakti võtta. Ja see on selline kahesuunaline tänav, et kui teil on olemas idee ja mõtted, aga partnereid veel ei ole, siis sellisel juhul saame meie teid aidata.
võite saata oma soovi, et otsite partnereid. Vaja on siis täita selline väike avaldus ja selle saame meie siis omakorda teistesse Euroopa Liidu riikidesse vastavatesse kultuuri alamprogrammi kontaktpunktidesse saata ja see infovahetus on väga tihe ja kindlasti siis teiega võtavad ühendust need, kes soovivad teie valdkonnas projekti teha. Ja kaasfinantseeringu osas on oluline tähelepanu, et alates 2015 aastast on osaliselt võimalik ka positiivse otsuse saanud projektide puhul täiendavat kaasfinantseeringut taotleda Kultuuriministeeriumi kaudu. See on siis minu poolt kõik praegu. Kas on meil küsimusi tekkinud? Nii, ma vaatan, ma olen vahepeal jälginud ka, et chati ja küsimuste vastuste aknasse pole tulnud, aga nüüd just tuli üks tähelepanek. Ja meil on plaanis siis teha kultuurivaldkonna konverents ehk siis 6. novembril Eesti kultuur väljaspool piire, väljaspool riigipiire konverents, mille info on kättesaadav nii Loov Euroopa kodulehekülje pealt peatselt kui ka Loov Eesti kodulehekülje pealt ja sealt leiate nii konverentsi ajakava kui osalised, et see on peatselt seal üleval. Nii, kas on veel mõni küsimus? Kui on, võite kohe märku anda. Ja kui tundub, et hetkel ühtegi küsimust kohe pähe ei turgatu või tahategi eraldi ühendust võtta, siis nagu Merilin mainis, et nii telefoni teel kui e-maili teel ühendust võtta ja aga aitäh. Ja ühtlasi, kui on tõesti vaja siis nii-öelda partnerite puhul me saame teid aidata ja julgustame igal juhul pöörduma siis sinna meie Loov Euroopa kodulehekülje peale, kust on võimalik leida ka varasemate toetust saanud projektide infot ja võib-olla natukene inspiratsiooni koguda, et mis laadi projektid on toetust saanud, et siis kindlasti aitavad need kohad siis mõtted liikuma panna. Aga aitäh, Merilin. Et võtan siis vaikselt kõne puldi üle ja räägin kodanike Euroopa programmist, räägin natukene ka nendest muudatustest, mis eelkõige just tähtaegadega on just hiljuti selgunud. Ja kõigepealt ma tahaksin teile näidata ühe väikese tutvustava video, mille me sel aastal oleme valmis saanud. Võib-olla olete juba näinud seda, võib-olla mitte, aga loodan, et see meeldib teile. Nii, panen kohe käima video. Vii oma rahvusvahelised ideed ellu. Korralda seminare ja konverentse, vii läbi teadusuuringuid ja avalikke arutelusid ning esitle näituseid. Kasuta mitteformaalse hariduse meetodeid. Haara kinni suurepärasest võimalusest rahvusvaheliselt mitme riigi partneritega koos tegutseda ja üksteiselt õppida. Kodanike Euroopa rahastusprogramm toetab sind ettevõtmistöös, mis suurendavad meie ajaloolist mälu või aitavad meil osaleda Euroopa Liidu teemades. Ajalooline mälu. Euroopa Liidu väärtused on vabadus, demokraatia ja inimõiguste austamine. Neid väärtusi saame mõista vaid minevikku teadvustades. Kuni 100 000 euro suurused toetused antakse totalitaarsete režiimide kajastamiseks ja nende ohvrite mälestamiseks. Samuti muude Euroopa lähiajaloo märgiliste sündmuste meenutamiseks.
demokraatlik kaasatus ja kodanikualgatus. Tugeva ja ühtsema Euroopa loomine vajab paremat üksteise mõistmist ja aktiivsemaid kodanikke. Rahvusvahelisele projektile, mis arendab vastastikust mõistmist, kultuuride vahelist õppimist, solidaarsust, ühiskondlikku aktiivsust ja vabatahtlikku tööd, on ette nähtud kuni 150 000 euro suurune rahastus. Kas sobib taotlejaks ja partneriks? Programmis taotlemiseks või partnerina osalemiseks peab sinu avalik-õiguslik asutus või mittetulundusühing olema Euroopa Liidu liikmesriigist või programmi osalejariigist. Taotlejaks või partneriks sobivad linnad ja vallad ning sõpruslinnade ühendused, mittetulundusühingud, ohvrite ühendused, kultuuri, noorte, haridus- ja teadusorganisatsioonid. Tule taotlema. Programmi taotlustähtaegade, tingimuste, sündmuste ja partnerotsingute kohta saad rohkem teada Kodanike Euroopa Eesti kontaktpunkti kodulehelt. Loo osalejaportaali kasutaja ja tutvu veebipõhise taotlemisega. Uudiskirjaga liitu juba täna. Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkti veebileht Eestis kodanikeeuroopa.kysk.ee. Nii, see on selline värske Kodanike Euroopat tutvustav väikene klipp. Selle on teinud Joon Meedia ja seda me olemegi nii siis YouTube'i keskkonnas kui ka Facebookis jaganud. Et ma arvan, et see võtab üsna hästi kokku Kodanike Euroopa sellise üldisemad ideed ja annab sellise ülevaate, et kes peamiselt saaksid siis toetust taotleda. Aga mina natukene avan rohkem Kodanike Euroopa programmi teemat, et panengi slaidi esituse kohe käima ja samamoodi nagu oli Merilini puhul, andke märku, kui teil küsimusi tekib ja kui te mind millegi pärast ei kuule enam, siis samamoodi, et siis näen kohe, kui keegi chatis on tähelepanu juhtinud. Nii, et ma panen siis oma esitluse käima ja siis räägin juba lähemalt. Alustangi kohe sellest, mille te ka videos ära kuulsite, aga et oleks selgem, mainin siia juurde, et kui siis programmi raames peamiselt käib siis rahastuse arvestus sündmuste kaupa, mida ma ka pärast tabelina natukene täpsemalt näitan, siis tegelikult on võimalik läbi viia erinevaid muid tegevusi ka selle projekti raames siis. Kodanike Euroopa rahastusprogramm toetab projekte, mida tehakse rahvusvaheliselt koostöös mitme riigi partneritega. Korraldada saab nii seminare, konverentse, avalikke arutelusid kui ka näituseid. Ja samuti viia läbi teadusuuringuid ja kasutada võib ka mitteformaalse hariduse meetodeid. Et mitmest riigist siis võib olla ka mitu partnerit, et ei pea olema igast riigist, kes siin sobivad, on üks partner, aga võib tegelikult ka mitu olla. Rahastusprogramm toetab just neid ettevõtmisi, mis ühest küljest toetavad meie ajaloolist mälu ja teadmisi ühistest väärtustest või siis aitavad meile osaleda Euroopa Liidu teemades laiemalt. Programmi taotlejateks ja partneriteks sobivad nii linnad ja vallad ning sõpruslinnade ühendused, mittetulundusühingud, erinevad ohvrite ühendused ning samuti kultuuri, noorte, hariduse, teadusorganisatsioonid. Ehk siis erinevad avalik-õiguslikud asutused, välja arvatud siis tulu teenivad asutused. Nii et näiteks tuua võin sobivad ülikoolid, muuseumid, raamatukogud. Oluline on see, et Kodanike Euroopa programmi raames peavad just taotlejad ja ka partnerid asuma ühes Euroopa Liidu liikmesriigis või siis programmi mõnes teises osalejariigis. Osalejariigid on Albaania, Montenegro, Serbia, Makedoonia, Bosnia,
Hertsegoviina ja Kosovo. Kosovo on just kõige hiljutisem liituja siis selle programmiga. Nii et kuskil umbes 6 aega on olnud võimalus siis ka partnereid Kosovost kaasata. Projekti peab olema kaasatud vähemalt üks Euroopa Liidu liikmesriik. Et võib olla ka osalejariikidest üks või mitu, aga vastavalt siis meetmele peab olema vähemalt üks ka Euroopa Liidu liikmesriik. Programmi 2 tegevussuunda on Euroopa ajalooline mälu ning demokraatlik kaasatus ja kodaniku osalus. Esimese suuna eesmärk on olla paremini teadlik ühisest ajaloost ja väärtustest ning ka Euroopa Liidu eesmärkidest. Teise suuna eesmärk on julgustada kodanikke osalema avalikes aruteludes ja tuleviku loomises ning tegutsema vabatahtlikuna. Ehk siis kui esimene suund toetab rohkem just Euroopa Liidu minevikku ja ka sellist ühist ajalugu ja väärtust ja seda käsitleda ja siis ka avalikkusele võib-olla ka siis kuidagi lähemale toomist, siis teine suund on ka rohkem suunatud just erinevatele kaasavatele sündmustele, tegevustele ja kodanike osalusele. Et on võimalik, et võib-olla jääb mulje, et on hästi nagu Euroopa Liidu keskne, et ühest küljest see nii on, aga teisest küljest need teemad, mida saab projektides kasutada, võivad olla ka väga laiad. Pigem on oluline see, et nad on Euroopa Liidu siis liikmete ja osalejariikide kuidagi nagu seotud. Näiteks võin tuua on olnud projekte, mis on seotud keskkonnateemadega, on olnud projekte, mis on seotud ka pagulaste teemadega. Pagulaste teema on küll rohkem välja toodud ühe eesmärgina, aga ka erinevad sotsiaalsed ja noorte vabatahtlikkuse teemad on väga oodatud. Neid saab vaadata nii mineviku võtmes kui samas ka nagu tulevikku vaadates, et näiteks, et millised on vabatahtliku tegevuse tuleviku suunad, et kuidas see vabatahtlik tegevus tulevikus võiks välja näha ja seda saab just nagu erinevate partneritega koos teha, kaardistada võib-olla erinevad need riikide eripärad ja tähelepanekud, uuringud ja et seal on nagu erinevaid variante. Ehk siis see teema on tegelikult, teemad võivad väga laiad olla, sest väga paljud teemad on ikkagi Euroopa Liidu ülesed, isegi kui nad ei ole siin eraldi välja toodud. Euroopa ajaloolise mälu prioriteedid kuni aastani 2020 on seotud Euroopa lähiajaloo olulisemate pöördepunktide mälestuste jäädvustamisega, kodanikuühiskonna ja kodaniku osalusega ning maalt väljasaatmise ja kodakondsuse kaotamisega totalitaarsetes režiimides. Prioriteediks on ka üleminek demokraatiale ja ühinemine Euroopa Liiduga. Et lisaks nendele eesmärkidele on ka iga-aastased prioriteedid, mis on lahti kirjutatud tingimuste dokumendis. Üldjuhul on nad seotud mõne kindla näiteks aastaga, mõne kindla sündmusega. Mõni aasta on prioritiseeritud näiteks Esimese maailmasõja teemasid, mõni aasta mõnda muud teemat. Küsimusele, kas saate slaidid ka meilile, vastan jah, et saate kas meilile, saadan nii Loov Euroopa kui ka Kodanike Euroopa programmi slaidid meilile. See oli vastus ühele küsimusele, mis oli just esitatud. Nii. Ja lähen järgmise slaidi juurde. Hästi põgusalt avan siis kõigi 4 meetme sisu. Ma väga pikalt neile ei peatu, aga räägin just võib-olla kõige olulisema ära esialgu. Euroopa ajaloolise mälu tegevussuuna järgmised tähtajad on 1. veebruar 2019 ja 28. veebruar 2020.
jäin korra lihtsalt mõttesse, et see ongi üks võib-olla suurem muutus on just sellise tähtaega seotud. Et just selgus, et kui varasemalt olid kõik tähtajad natukene erinevalt küll meetmetes, oli 1. märts ja 1. september, siis alates järgmisest tähtajast on muudatused sisse tulnud. Nii et kes on varem olnud seotud või natuke kursis kodanike Euroopa programmiga, et siis on see, mida tähele panna. Ja Euroopa ajaloolise mälu puhul on siis see järgmisel aastal tähtaeg kuu võrra varem. See tähendab, et see meede avatakse tõenäoliselt kuskil novembris, kuskil novembrikuus kindlasti anname sellest märku ka omalt poolt, on võimalik näha taotlusvorme ja hakata aktiivselt tegutsema. Enne seda võib kindlasti teha ka osaleja portaali omale konto ära. Seal on vaja mõned dokumendid esitada, kirjutada ühingust üldiste andmete ja sisu kohta natukene, mitte väga palju, aga selle nii-öelda eeltöö võib alati ära teha, isegi kui te võib-olla leiate, et ma ei tea, kas ma ikkagi päris projekti hakkan eest vedama, aga kui teil on huvi ka partnerina tegutseda, siis nii taotleja kui partner peavad tegelikult seal osalejaportaalis kirjas olema. Et need andmed on ka kodulehel ilusti olemas. Mainin veel ära, et minimaalne osalevat riikide arv on 1, kuid eelistatakse rahvusvahelisi projekte. Põhimõtteliselt peaks olema 1 taotleja ja partner võib olla ka samast riigist, aga eelistatakse, kui on rahvusvahelise projektiga tegu. Et ja siin, nagu ma enne mainisin, et mis need projektid peamiselt siis kajastada võiksid, ehk siis mis on seotud just programmi tegevussuuna eesmärgiga. Minevik Euroopa Liidus, ühised väärtused, eesmärgid, hästi selline pigem Euroopa Liidu ja ka ajaloo keskne. Selle meetme raames näiteks tihti muuseumid teevad projekte, ülikoolid on teinud, võimalusi on erinevaid. Teine suund on demokraatlik kaasatus ja kodaniku osalus. Kehtivad kuni aastani 2020 kehtivad 4 prioriteeti on järgmised. Euroskeptitsismi mõistmine ja sellega seotud arutelud, solidaarsus kriisi ajal, väljakutsed sisserändajate häbimärgistamisega ning selgitustöö väljatöötamine kultuuride vahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise edendamiseks. Ja 4. prioriteet on arutelud Euroopa tuleviku üle. Et see 4. prioriteet on üsna hea just erinevaid neid keskkonnateemasid, sotsiaalseid teemasid ja võib-olla muid selliseid teemasid käsitleda, mis on ka seotud näiteks digitaliseerumisega, interneti levimisega. Igasugused need teemad, mis otsalt ei pea käsitlema või ei käsitlegi Euroopa Liidu nii otseselt väärtusi või siis minevikku, aga nad on ometigi olulised Euroopas, Euroopa Liidus ja neid teemasid saab käsitleda mitmete erinevate riikide partneritega koostöös, et sinna väga hästi sobivad need. Oluline on see, et nad ikkagi programmi enda prioriteetidega ka ikkagi nagu ühilduvad ja eesmärkidega. Nii. Selle tegevussuunal on 3 meedet. Põgusalt käin nendest üle. Sõpruslinnade tähtajad on 2 korda aastas, ehk siis sel aastal ongi 2 ja järgmisel aastal 2. Mainin selle ära, lippan korra tagasi Euroopa ajaloolise mälu juurde. Programm sellises vormis, enam-vähem sellises vormis, kestab kuni aastani 2020. Praegu on tegelikult juba käimas arutelud selle üle, mis saab edasi. Et suure tõenäosusega ühendatakse kodanike Euroopa programm 2 teise programmiga, nii et laiemas raamistikus tuleb ette suuremaid muutuseid, aga see põhimõte vähemalt tahetakse jääda üsna samaks. Et programmi kui sellise
sisus, väärtustes, teemades ei peaks väga suuri muutusi tulema. Aga täpselt seda muidugi veel öelda ei tea. Lihtsalt, et võib arvestada, et kellel väga see teema näiteks huvi pakub, Euroopa ajalooline mälu, et siis on oluline teada, et vähemalt sel moel on tulemas veel 2 tähtaega. Ja sõpruslinnade puhul on siis veel kokku 4 tähtaega. Kui varem oli tähtaeg 1. märts ja 1. september, siis nüüd on ka see tähtaeg toodud varasemaks, ehk siis 1. veebruaril on järgmine tähtaeg. Sõpruslinnade puhul saab teha sündmusi, mis kestab kuni 21 päeva ja toetus selle sündmuse jaoks kuni 25 000 eurot. Minimaalselt peaks olema partnerid vähemalt siis 2 riigist. See meede on selliseks pigem lühiajaliseks koostööks ette nähtud, tuua kokku nii kodanikke kui eksperte erinevatest partneritest, erinevatest riikidest ja puudutada siis eelnevalt mainitud neid prioriteete. Võib valida ühe prioriteedi, millele keskenduda selle ümber, teha diskussioone, võib-olla mõne uuringu, avaliku arutelu, veel mõne sündmuse, võib ka tegelikult mitu valida. Et omalt poolt võin näite tuua, et eelmisel aastal sai Eestist toetust Valgalinn ja nemad otsustasid puudutada kõike 4 teemat. Toimus 4-päevane sündmus siis koos nende sõpruslinnadega. Olid ka kaasa kutsunud erinevaid kooliõpilasi, ametiasutuste esindajaid ja osa said ka siis kohalikud elanikud. Et kodulehel on ka väikene info Valgalinna siis projekti kohta ja sel aastal anname uuesti välja 8 riigiga heade praktikate raamatu, sellise brošüüri inglise keeles. Saab seda nii PDF-ina kui ka paberil, kui huvi on. Et seal on ka Valga linnavalitsuse näide sees. Linnade võrgustikud on juba natukene pikemat ettevalmistamist vajav tõenäoliselt ja on suunatud ka pikema ajalisema koostöö edendamiseks. Projektid, mida alustatakse, need toimuvad kuni 2 aastat ja samas on huvi ka selles, et projektid ja tegevused pigem võiksid ka edaspidi jätkuda. Et see koostöö oleks võimalik arendada ja pikema ajaperioodi jooksul teha. Ja need teemad võivadki olla erinevad siis olulised teemad, mis Euroopa Liitu puudutavad. Saab oma kogemusi jagada, õppida teiste kogemuste najalt, et väga suuri piiranguid ei ole. Oluline on tähele panna, et partnerina peaks vähemalt 4 riiki osalema ja minimaalselt peaks projekti jooksul olema toimunud 4 sündmust. Nii sõpruslinnade puhul kui ka linnade võrgustike puhul on eelkõige ette nähtud, et nii taotlejad kui partnerid peaksid olema linnad või omavalitsused ja samas on võimalik neid taotlusi esitada siis ka sõpruskomiteedel ja ühendustel ja ka tegelikult kohalike omavalitsusi esindajatel mittetulundusühingutel. Ehk siis kui näiteks mõnel mittetulundusühingul on linnaga väga hea koostöö ja see mittetulundusühing soovib teha mõnda projekti ja nad tahavad esindada selles osas linna. Et sel juhul on vaja siis linnaga kokku leppida, saada selline formaalne ka dokument, mis kinnitab, et jah, et selles teemas on siis see mittetulundusühing linna esindaja ja ta saab siis seda projekti nagu ise taotleja olla ja siis seda läbi viia. Kodanikuühiskonna projektide puhul on võib-olla see tähtaegade muutus kõige suurem. Kui varasemalt olid need tähtajad 1. märtsil, siis seekord on tähtaeg 1. septembril ja samuti ka järgmisel aastal. Ehk siis samamoodi ongi jäänud 2 sellist projektiperioodi. Projektid võivad kesta kuni 1,5 aastat ja toetust ühe projekti kohta saab kuni 150 000 eurot. Ja minimaalselt siis peaks osalema vähemalt 3 partnerriiki.
Ja see suund või see meede on just kõige rohkem suunatud selliseks rohujuure tasandite projektide ja tegevuse jaoks. Et luua omavahelisi partnersuhteid, tugevdada võrgustikke, võib viia läbi erinevaid sündmusi ja tegevusi, et kuidas siis näiteks kodanikud saavad poliitika kujundamise protsessides osaleda, kuidas nad saavad oma arvamust avaldada ja üldse siis selliseid häid praktikaid ja tavasid ka riikide vahel levitada ja avalikkuseni rohkem viia. Ja mis ma veel tahtsin ära mainida, kohe niimoodi uuesti meelde ei tule. Aga jah, et need olid 4 erinevat meedet. Tahtsingi seda öelda, et peamiselt just sellest meetmest siis saavad taotleda mittetulundusühingud, haridus- ja kultuuriasutused ja samuti teadusasutused. Partneritena saavad ka teised osaleda. Et täpsemalt on tingimustes välja toodud ka iga selle meetme kohta, kes siis, milline siis asutuse tüüp, kas siis võiks või peab olema taotleja ja kes siis sobivad partneriteks. Päris alguses mainisin, et arvestamine käib, toetuse jagamise arvestamine käib sündmuste kaupa. Ja siin ongi tabel ja sellise tabeli alusel arvestatakse iga sündmuse kohta tasu. Toon ühe näite, et saate võib-olla näpuga järge ajada. Et kui projekt on Euroopa ajaloolise mälu, linnade võrgustike või siis kodanikuühiskonna projektide meetmest, kus osaleb näiteks 75 osalejat, ja on siis partnereid 4 riigist, siis see toetussumma, mida ühe sündmuse kohta, selle konkreetse sündmuse kohta on võimalik taotleda, on 17 640 eurot. Ehk siis iga sündmuse kohta, mida korraldatakse ühest siis nendest 3 meetmes projekti raames, on võimalik siis e-vormis sisestada a la sündmus 1, osalejate arv, riikide arv ja vormis automaatselt arvestatakse välja see summa. Ja see summa arvestus käib selle tabeli alusel, aga te ise ei pea seda välja arvestama, aga et siis on teada, et saate planeerimise käigus vaadata, et kui palju umbes võiks siis see toetus tulla. Ja e-vormis täidate siis ära, ütleme, teil on 4 sündmust, sisestate iga sündmuse kohta selle info ja lõpuks siis arvestab sündmus kokku, lõpuks see vorm arvestab kokku siis kogu projekti taotluse summa. Peab muidugi arvestama seda, et ei ületaks seda meetme kohta ette nähtud maksimaalset summat. Ja oluline on see, et programmi toetus ei ole ette nähtud kogu projekti rahastamiseks. Ei ole kindlat omaosaluse summat, seda ei ole kuskil ära fikseeritud. Oma osalust otseselt ei pea olema, ehk siis keegi ei kontrolli täpselt, et kas te olete oma osaluse teinud või kui suur see on, aga lihtsalt selle programmi loomisel on arvesse võetud, et see summa ei pea katma siis kõiki kulusid, et seal võib ja tõenäoliselt tulebki ka sellel ühingul või asutusel mingi omaosaluse kasutada. Aga see omaosaluse suurus põhimõtteliselt ikkagi tuleneb sellest, et kuidas ja milliste siis vahenditega projekti läbi viiakse, kas on võimalik saada ka soodsamaid pakkumisi või on ka vabatahtlikud projekti kaasatud, et see on hästi avatuks jäetud korraldajale. Ainukene erinevus on siis sõpruslinnade meetmes, kus arvestusse ei võeta osalevate riikide arvu. Ainult siis osalejate arv ja selle põhjal arvestataksegi vastav summa. Ja maksimaalselt, nagu mainisin, siis 25 000 eurot. Kui teil on, toon näite, et arvata, et on osalejaid kuskil seal 90 kuni 100
siis selle sündmuse korraldamiseks saate toetust küsida 14 615 eurot. Kui peaks juhtuma, et on rohkem, et siis on väga hästi. Summat küll sellest ei tõsteta, et fikseerituna jääb see summa, mille te esialgu küsisite. Kui aga juhtub, et teil on ikkagi vähem, et osalejaid on näiteks hoopis 80, see tähendab, et te lähete nagu tagasi sellesse eelmise summa kriteeriumisse. Et siis on oluline see, et kui see väljamakse tehakse, siis selle võrra väiksem summa tehakse. Ehk siis siin näite puhul kuskil 2500 eurot vähem kantakse üle. Et see, kui palju teil osalejaid on, selle te kirjutate ise elektrooniliselt täidetavasse aruande vormi ja selle järgi siis käib see summa maksmine. Kui oli vähem, kirjutate väiksemat summa, kui oli suurem, suurema numbri, aga see vahemik siis jääb samaks. Ja see tõendusmaterjal, et teil inimesed on käinud, on seotud registreerimislehtedega, et oluline on hoida iga sündmuse kohta registreerimislehed alles, kus on siis välja võimalik lugeda, kes reaalselt kohal oli. Neid pabereid kuhugi saatma ei pea, aga seda võidakse siis, seda vaadataksegi juhul, kui teie projektile siis audit tehakse. Ja hüppan korraks järgmise slaidi juurde. Et kui eelmaksed tehakse, siis 3 meetme puhul, see on 40–60% toetusest, ülejäänud summa saate peale projekti lõppu, aruande heakskiitmist, siis ainult sõpruslinnade puhul, kus on summad väiksemad üldjuhul, siis eelmakseid ei tehta. Ehk siis kogu selle summa saate siis, kui olete projekti ära teinud ja aruanne on heaks kiidetud. Ja eelmakse puhul siis peab arvestama, kuskil 30 päeva läheb aega peale seda, kui siis on nende poolt leping allkirjastatud. Ja oluline Euroopa ajaloolise mälu ja kodanikuühiskonna projektide meetmes, et kui vähegi võimalik ja vajadus, siis julgustame tegema ettevalmistavat üritust. Nende projektide taotlusvormis on eraldi toodud ka see lahter välja. Et kui olete sellist suurt sündmust korraldamas, suurt projekti korraldamas, et siis võib-olla on veel sündmustega ja kindlasti saabki olema igasugust detaile, mida veel rohkem lahti mõtestada, paika panna. Võib-olla te pole mõningaid partnereid näinudki veel, võib ka seda juhtuda, oleneb, kuidas te partnerid olete leidnud. Aga kui olete ka näinud ja ka tahate veel kohtuda ja paremini üksteist tundma õppida, siis võiks küsida toetust ka ettevalmistava ürituse jaoks. Maksimaalne summa on siis 10 080 eurot ja kuni, mis siis on alates 15 või enamast osalejast selle sündmuse kohta. Hea projekt. Projekti programmi tingimustes on iga kriteerium ka põhjalikumalt lahti kirjutatud, saate seal vajadusel ka näpuga järgi ajada. Ja projekti kirjutades mina täitsa soovitaksingi, et võtke see omale kõrvale, kui täidate vormi, siis vaadake ise ka üle või andke kellelegi teisele ka hinnata, et kas neile tundub ka, et see projekt vastab nendele kriteeriumitele, kas kõige olulisem info, mis võiks projektist välja tulla, tuleb ja kas see on kuidagi selgelt arusaadav. Aga kindlasti vaadake, et projekti tegevuskava on kvaliteetne, et ta on seotud nende eesmärkidega, et need tegevused on loogilised ja see projekt tegelikult oleks kooskõlas ka programmi eesmärkide ja tegevussuunaga. Nagu mainisin, siis on programmil 2 peamist eesmärki ja siis tegevussuundade all on ka veel alameesmärgid. Et seda tuleb kogu aeg nii-öelda silmas hoida, et ei kalduks võib-olla väga nagu laiaks või kaugele sellest eesmärgist ja tegevussuundadest. Ja kindlasti tasub meeles pidada seda, et kui on programmi projekti tegevuses siis
häid tulemusi, mõtteid, ideid või lihtsalt on toimunud ka olulised sündmused, tähelepanuväärsed võib-olla kokkulepped, et kindlasti tasuks levitada projekti ideid. Tänapäeval on väga palju erinevaid kanaleid ka interneti vahendusel ja võimalusi. Ja muidugi, kui vähegi võimalik, kaasake vabatahtlikke kohalikke elanikke ja võite ka juba mõelda selle peale, et mis projekti mõju nagu laiemalt on. Nii kohalikul tasandil, võib-olla ka laiemalt, et see on üks ka oluline kriteerium, mida arvesse võetakse, et projektil oleks tegelikult ka laiem mõju. Nagu ka Loov Euroopa puhul, siis aitame ka meie kodanike Euroopas partnereid otsida. Kui näiteks mõnest riigis ei ole teil partnerid, aga te leiate, et väga oluline on just selle riigi partneritega koostööd teha, seda projekti teha, siis minge kodanikeeuroopa.küst.ee kodulehele. Iga projekti või just selle programmi taotlustähtaja eel hakkame üles panema neid vorme partnerite ja projektide kohta, kuhu siis oodatakse kaasa lööma. Võite ka ise need vormid täita. Kodulehelt saab alla laadida lihtne vorm, kus toote välja, mida te teha tahate, millal te teha tahate, teie kontaktandmed ja asutus. Ja siis mina omalt poolt saadan selle teiste siis riikide kontaktpunktide koordinaatoritele ja nemad panevad oma kodulehele või saadavad ka otse ühingutele. Sama teen ka mina, ehk siis panen kodulehele, kui nemad saadavad, või siis juba võtan ka mõne konkreetse ühinguga ühendust, kui ma tean, et nende võiks selle teema vastu huvi olla. Ja kodulehel on olemas ka viide suurele andmebaasile, kus on kirjas kõik edukad projektid üle Euroopa. Kuni alates selle programmi algusest, et sealt võite leida ka võib-olla isegi ideid või siis kontakte, et võib-olla on mõni hea projekt küll toimunud juba, aga te leiate, et see partner võiks väga hea partner olla, kuna ta on selle teemaga juba tegelenud, et siis kindlasti võiksite selle eeltöö ka ära teha. Paari sõnaga sündmustest, et sel aastal on plaanis ka 2 sündmust. Novembris tahame läbi viia rahvusvahelise koostöökonverentsi Tallinnas. Selles osas võite mulle mõtteid saata, et olen korraldamisega juba natukene algust teinud, aga kui teil on näiteks mõni hea idee, et keda võiks rääkima kutsuda või siis mõni teema, mis on hästi nagu oluline, millest võiks rääkida või mõni hea simulatsioon, mida teha, et andke kindlasti teada, et mida rohkem saan ka sisendit ja mida just rahvusvahelise koostöö suunal oleks hea kuulda, läbi teha, katsetada, et seda paremaks saaks konverentsi teha. Nii et andke mulle teada, kui on häid ideid või lihtsalt ideid, et ei pea kohe tuvastama hea idee. Ja novembris teeksin veel ühe veebiseminari, sest et selleks ajaks on tõenäoliselt juba uus taotlusvoor avatud ja siis saame juba vaadata taotlusvormi, täpsemalt osalejaportaali ja juba võib-olla konkreetsemate taotluse esitamise küsimustega siis tegeleda. Nii, kell on täpselt 3. Ma kasutaksin veel 5 minutit teie aega ja hästi põgusalt mainiksin ka KÜSK-i rahvusvahelise koostöö toetussuundi. Et siis teate, et võib-olla saate oma siis tegevuse käigus ka neid võimalusi kasutada. Välisprojektide omafinantseeringu toetus on ette nähtud just nendele projektidele, mis on toetust saanud mõnelt välisrahastajalt. Näiteks võib välisrahastaja olla Euroopa Komisjon, Europa Aid, aga sobib ka kodanike Euroopa programm. Mainisin küll, et kindlalt oma osalust nendes projektides ei oodata, aga oleme teinud just kindlasummaliste maksete välisprojektide kohta nagu eraldi tingimused, et on võimalik taotleda toetust kuni 10 000 eurot, mis on maksimaalselt siis
Üldjuhul on siis kuni 10 000 eurot ja maksimaalselt 50% oma finantseeringust. Kodanik Euroopa või mõne muu kindlasummalise finantseerimisega projekti puhul on see natukene teisiti, aga põhimõte on sama. Ehk siis, et see on just vabaühendustele ette nähtud. Teiseks on reisitoetuste konkurss, mis on väga populaarne ja selle konkursi kaudu on võimalik osaleda välisriigis toimuvatel koolitustel ja sündmustel ja erinevatel siis katusorganisatsioonide üritustel. Võib teha ka ettekandeid valdkonna asjatundjana. Eestisse saab kutsuda väliseksperti esinemaks ühingu poolt korraldatud sündmusel. Konkursi raames katame välisriiki sõitmise puhul transpordikulud ja kui kutsute eksperti Eestisse, siis tasume ka majutuse kulud. Kõik need 3 koostöö tegemise siis konkursi suunda on aasta läbi avatud. Avatud on siis seni kaua, kuni aastaks ette nähtud toetussumma otsa saab. Ei ole kindlalt fikseeritud tähtaegu. Ja praeguseks hetkeks on reisitoetuste konkurss selleks aastaks lõppenud, sest et see on hästi populaarne ja toetuse summa sai juba otsa, aga välisprojektide oma finantseeringu puhul on seda veel olemas, samuti ka EV100 rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmustele. Ja selle viimase siis toetuse raames toetame just neid rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuvate suurürituste korraldamist. Oluline on see, et korraldaja on siis selle katusorganisatsiooni liikmesühendus. Maksimaalselt on võimalik toetust saada kuni 12 000 eurot, aga mitte rohkem kui 25% suursündmuse kogu eelarvest. Ehk siis kodulehelt on võimalik ka täpsemalt tingimusi muidugi lugeda, et mis on abikõlblikud kulud ja mis mitte. Ja kutsungi üles ka neid siis rahvusvahelise koostöö suuna toetuseid vaatama. Viimase puhul saan öelda, et tõenäoliselt on võimalik toetust taotleda kuni aastani 2020. Ehk siis kõige hiljemalt peaks projekti esitama 2 kuud enne sündmust, aga mitte varem kui 12 kuud. Ehk siis saate juba aasta ette võimalusel planeerida ja toetust küsida. Nii, ja nagu mainisin, et siis võite mulle kirjutada ja helistada ka juhul, kui küsimusi hiljem tekib või kui tahate projekti kirjutama hakata, et saan omalt poolt vaadata ka üle ja mõtteid jagada.